Meie oleme Hopeholders. Hopeholders on veebikeskkond, kus saavad kokku väärtuslike kogemuste jagajad ja inimesed, kelle sellest abi on. Nii, teil on aega 30 sekundit. Mis teid siia tõi? Mind tõi siia niisugune idee nagu Hopeholders. Tahaks teha niisugust veebikeskkonda, kus inimesed, kes on mingist keerulisest olukorrast välja tulnud, leidnud väljapääsu, saaksid seda jagada teistega, kellel on sarnane situatsioon ja kes ei oska edasi minna. Ja Eestis on olemas lausa välja õpetatud kogemusnõustajad 200, aga nad on niimoodi jõude istuvad, sest keegi ei leia neid ülesse. Tahaks teha niisuguse keskkonna, kus nad oleksid oma lugudega üleval ja kui näiteks sina tuled meie veebikeskkonda lugema, leiad loo, mis sind kõnetab, siis sa saad ühendust võtta temaga ja saad abi. Midagi saanud aru? Tõsi? Kas ma alustan algusest? Või räägin aeglasemalt? Ei, mul on mõistmisega kõik korras, ma ei saanud aru, mis selle mõte on. Selle mõte on see, et kui muidu läheks asi võib-olla väga hulluks, kui sa oled keerulises olukorras, ma ei tea, saanud teada, et sa kaotasid töö näiteks, et ei oska kuidagi edasi minna, siis muidu sa ei oska kuskile pöörduda või paned, ma ei tea, psühholoogi juurde aja, aga enne seda võiksid tulla meie keskkonda ja vaadata, et äkki keegi on juba lahenduse leidnud. Mis probleemid seal keskkonnas lahenduse saavad? Erinevad, näiteks kõik võimalikud põhimõtteliselt, jah. Et võivad olla sellised tõsisemad asjad nagu tõsisesse haigusesse haigestumine või ka kergemad asjad, kui lihtsalt eluisu on läinud selline selles mõttes, et jõudu pole tegutseda. Kui palju huvilisi sellel võiks olla? No palju, sest kui oma tuttavatagagi rääkida, siis väga paljudel on niimoodi, et neil on mingisugune situatsioon, nad ei tea, mida teha ja nad ei tea ka kedagi teist, kellel oleks selline samasugune olukord olnud, et kuhu nagu pöörduda. Ja siis räägitakse tuttavatele, tuttavad ei oska nõu anda, siis ongi, et ma lähen siis psühholoogi juurde, aga tegelikult saaks võib-olla varem juba abi. Tooge 3 näidet, mis probleemiga võiks sinna pöörduda? Näiteks, kui lähedane on haigestunud skisofreeniasse, laps näiteks, kui on depressioon, või hakkab kujunema depressioon või kui näiteks oled olnud, ma ei tea, autoõnnetust pealt näinud ja see kummitab sind väga. Tavaliselt selliste keskkonna suur mure on see, ma täna kirjutan sinna, vastus on 2 nädala pärast, ma tahan kohe vastust saada, kuidas see hakkab tööle? Päris kohe me vastust ei saa lubada, et nende inimestega, kes oma kogemust jagavad, nendega me teeme lepingu ja seal me määratleme ära, et mis aja jooksul või kui kiiresti nad vastavad. Aga see abi tuleb kindlasti kiiremini kui näiteks 3 kuu jooksul, kui näiteks psühhiaatri. See on ikka väga pikk aeg, jututoad on sellist juttu täis, ma võin guugeldada, ma leian neid abivajajaid sealt tuhandeid. Jaa, aga nad ei ole isikud, selles mõttes, et nad võivad olla ükskõik kes, aga meie see keskkond on turvaline. Et meil tuleb kas mobiiliga või ID-ga sisse logimine, nii et igasuguseid nii-öelda sinna ei saa. Et meie moderaatorid... Inimesed ei taha ennast identifitseerida lasta. See on väga suur probleem. Jaa, on. Aga meie teame, et need inimesed on reaalsed inimesed reaalsete probleemidega, et nad ei tule, ma ei tea, mingi omakasupüüdlikult või midagi halba sinna tahtma. Kes sellest maksab? See, kes abi otsib. Kui palju mul maksma läheb? Ma tahaks enesetappu, siis ma pean sellest maksma, et enesetappu ära hoida. Ma ei ole absoluutselt motiveeritud, ma olen motiveeritud ennast ära tapma. No, teil teeb nalja see? Ei, enesetapp kindlasti ei tee nalja, aga ma ikka loodan, et enne tuled minu keskkonda ja siis... Miks te seda loodate? Sest ega praegu paremat varianti ka ei ole. Te teete sellise nii enam-vähem poole toobise variandi, sellepärast, et nii paremat varianti ei ole. No kui sa näiteks otsid abi juba, siis kergem on meie keskkonnas saada see abi nagu näiteks homme või kas või nüüd nädalavahetusel, kui see, et sa ootad oma seda psühholoogi aega. Sest Eestis ei ole sellist kriisiabi praegu üldse olemas. Palju üks selline pöördumine maksma läheb mulle? Me teeme praegu turu-uuringut, aga me oleme mõelnud umbes niimoodi, et tund aega 25 eurot. Umbes. Kes need huvilised on, kes see sihtrüht on, kelle te seda reaalselt müüa püüate, mis teie äriplaan näeb ette? Esimesena me võtame sihikule need samad erihoolekande teenusel olevate inimeste lähedased näiteks, kes ongi psüühilise erivajadusega inimene ja siis tema lähedane on täiesti uues situatsioonis, on ju, et kuidas edasi minna. Et seal on, kuna ma ise töötan selles valdkonnas, siis seal on meil kontaktid olemas ja meil on tiimis ka kogemusnõustajate koolitaja ise, et tema teab ka neid lugusid kõiki, mis on siis kogemusnõustajatel olemas, et siis sellele vastavalt siis otsime. Perearstide juurest, ma ei tea, autopesulast kas või paneme oma kuulutused üles. Palju teil 25 eurost endale jääb? 20%. Aitäh!